Issand, ava mu huuled. Et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Issand, mu Jumal, sinu juures ma otsisin pelgupaika, päästa mind kõigist mu tagakiusajaist ja kisu mind ära nende käest, et vaenlane ei rebiks mu hinge nagu levi ega murraks, ilma et oleks päästjat. Issand mõistab kohut rahvastele. Mõista minule kohut, Issand, mu õigluse järgi ja mu veatust mööda. Lõppegu ometi õelate kurjus ja kinnita õiget, sest sina oled südamete ja neerude läbikatsuja, sina, õiglane Jumal. Mu kilp on Jumala käes, ta päästab need, kes on õiglaselt südamelt. Jumal on õiglane kohtumõistja ja Jumal, kes iga päev ähvardab. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Johannese evangeeliumist 7. peatükist. Au sulle, Issand. Siis ütlesid mõned rahva seast, kes seda kõnet kuulsid. Tema on tõesti prohvet. Teised ütlesid, tema on Messias. Aga paljud ütlesid, ega siis Messias tuleb Galileast. Eks kiri ütle, et Messias tuleb Taaveti järglaste seast ja Betleema külast, kus oli Taavet. Siis tekkis rahva hulgas lahkmeel Jeesuse pärast. Mõned neist tahtsid teda vahistada, kuid ükski ei pannud kätt tema külge. Templisulased läksid nüüd ülempreestrite ja variseride juurde tagasi ja nood küsisid neilt, miks te ei toonud teda? Templisulased vastasid, ükski inimene ei ole veel kunagi nõnda rääkinud nagu see inimene. Siis variserid vastasid neile, kas teiegi olete lasknud ennast eksitada? Kas üks ainuski ülemaist või variseridest on temasse uskunud? Kuid see rahvahulk, kes ei tunne seadust, on neetud. Nikodemus, kes kord varem oli Jeesuse juures käinud ja oli üks nende seast, ütles neile, ega siis meie seadus mõista inimest süüdi, enne kui teda on üle kuulatud ja teada saadud, mis ta on teinud. Nad kostsid talle, kas sina oled ka Galileast? Uuri järele ja sa näed, Galileast ei tõuse prohvetit. Ja igaüks läks koju. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Head vaatajad ja kuulajad, see Jeesuse kõne Jeruusalemma templis, mida me varem kuulsime, külvas juutide hulgas hämmingut ja segadust. Ning selles praeguses lugemises selgubki, et juutide arvates ei olnud ju ometi Jeesus mingi kirjatundja, ta oli lihtne puusepa poeg. Kuid ta paistis silma enda suurte teadmiste ja autoriteetsusega. Paljud, kes teda esiti isegi jultunuks pidasid, lõid tema veenva õpetuse peale kõhklema. Kuid erimeelsus oli mõistetav, sest tõepoolest oli Jeesus üles kasvanud Galilea Natsaretis, ehkki sündinud Betlemas. Ent juudi ülempreestrite jaoks oli see lahknevus ettekuulutusest hea niidiots, millest kinni hakata. See andis võimaluse proovida ümber lükata levima hakanud usku, et Jeesuse tavalise teisiti mõtleja näol on saabunud kaua oodatud päästja. Variserid väljendasid alatasa enda pahameelt Jeesuse vastu, kes ei soovinud ju ometi muud kui vabastada juute seaduse kütkeist ja pöörata tõelise, elava Jumala poole. Kuid paraku olid variserid liiga mandunud
ja pimedad, et näha Jumalat enda ees, jättes lootma pigem enda seadusele, kui sellele, mida nad on oma silmadega näinud ja oma kõrvadega kuulnud. Kõik ikka selleks, et see status quo ei langeks ja nemad saaksid olla edasi need kõige õigemad. Meie palume. Issand Jeesus, tule meie südamesse, too tulles meile armu ja rahu. Aita meid, sest see maailm on täis rahutust ja kadedust ja viha, mis jätab meid tühjusesse ja võtab lootuse. Pane meie sisse nälg ja igatsus sinu sõna ja armu järele. Toida meid taeva leivaga, kes sa koos isaga püha vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Ja me palvetame üheskoos, nii nagu meie õnnistegija Jeesus Kristus on meid õpetanud. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem Issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu. Aamen.